ehk siis kohe unpackime meie kotte, meil on 3 kotti ja 2 kasti. aga tegelikult sa võid vaikselt alustada selles mõttes, et alustame esimene toode. Esimene emotsioon. Kuulge, kommenteerige, kas teie vaatate seda venda, kes teeb mingeid seda Lennart Beat Official vist on ta. ja, et kes teeb neid esimene emotsioon. Oota, ma siis proovin. Ikkagi TikToki läinud. Mis see nüüd on? Toode on siis õuna piparmündi jook. Ainult 8 suhkruid. Esimene emotsioon. Täpselt nagu ma eeldasin. Nagu jäätee. Külmana ja jääga ilmselt oleks väga hea, siis võtaks seda magusust vähemaks, aga muidu täitsa okei jook. Nii, ühesõnaga me pakkisime kotid mingi mega segamini. Kindlasti mitte. Nii, ma ei tea, kas ma räägin ikka, et pole. Seda juustu ostan väga tihti Lidlist. Kilo hinda vaatan, aga see oli kunagi sooduses ja siis sellepärast ma hakkasin seda ostma ja nüüd ma jätkuvalt ostan seda sometimes. Aga seda ma ostan ainult, kui ma Lidlis käin, kui ma käin kuskil mujal poes, siis ma võtan alati valiva atleeti, aga lastel pole vist väga vahet, mis juustu nad söövad. Ja. Kas ikka põriseb Instagram, kas ikka põriseb? Jaa, ma räägin Kylie Jenneri. Palun öelge, kas põriseb? Kas Instagram ikka põriseb? Et siis me teame. Ei põrise, okei, väga. Nii, aga pane siis ta natsa kaugemale. Jah, äkki nad omavahel ei... Jah, nad on ikkagi konkurendid. Ja konkurendid. Nii, me proovime. Ma räägin. Tehnika on nagu ta on. Nii. Ops. Põriseb. Ja, siis on asi dokis. Nii. Et ma panen ta doki peale. Dok hakkab laadima äkki. Ma hoian seda selle, aga juhet ei ole taga. Nüüd jälle korras. Ehk siis asi on sellest dokis. Pane ära see dok. Nii, toetame siis siia. No toeta pudeli. Oota, anna see... Võta see veepudel. Jääteepudel. Nii, toetame teid jääteepudeli peale. Kas ikka põriseb? Oota, pühime kaamera ära. Aasta amatöörid. Nii. Nii, me panime teil... Kas põriseb? Me panime teil nüüd... Põriseb, jah? Põriseb. Võta kätte siis. Pole parata. Andke anda. Aga nii ei põrise, kui käes on. Ei, teata, siis Instagram käi... Instagram ei lase teha laivi või? Jah, ühesõnaga Instagram on... Tulge TikTokki. Jah. TikTok on elu, ma saan aru. Kule Instagram juba laivigi teha, siis piinlik. Ostsin salati miksi, sest Meelis soovis peedi kitsejuustu salatit ja rukola beebispinat ja mis asi on balsplaad? Pulliveri. Aga noh, see on see punase peedi lehed on siin ja mingi värk. Nii. Ja ma saan aru, et TikToki jaoks oli vaja kapsast. Ja, selle kapsaga tuleb TikToki üks video. Ostsin elus esimest korda ka neid mähmeid. Pole enne ükskord ostsin kogemata, ostsin need teipmähmed. Et kes ei tea, tere Jaanus, et kes ei tea, siis meil on 2 last. Üks on 7 ja teine on 1,7. Ja siis ma pidin üks päev reaalselt nagu, ma ei tea, ma nagu ostan mingi kindla brändide asju. Näiteks mulle meeldib see Saaremaa soolakristallidega või. Ma ei vaata kunagi hinda, vaid ma võtan seda. Või kui mul on, ma ei osta nagu nii palju võid korraga, et ma nagu hullult tundlik oleks. Aga ma viimasel ajal olen hakanud ühte kindlat kooki tegema, mitte küpsetama, vaid ühte kindlat kooki tegema. Ja siis ma avastasin siukse või, mis ta on 300 grammi ja see oli kõige odavam. Võtsin kohe, sellest saab 3 kookidest, mul läheb ühe koovi jaoks vaja 100 grammi võid ja siis ma ostsin siukse hapukoore. Never ei ole ennem söönud. Ma olen väga alma hapukoore usku, sest näiteks tere hapukoor mulle üldse maitse.
võtsin ka kohupiima koogi jaoks, mis oli mega odav, mingi 69 senti vist. Võta järgmine kott. Kas ma võtan koti, jah? Hea. Nii, järgmine kott. Siin on selline toode nagu... Minigripp kotid. Minigripp. 1 liiter. 1 lirtsune kott. Ja, sest eelmine kord Meelis tõi mulle 3 liitrised, mis on mega suured. Aga noh, ma panin marju sügav külma, siis ma isegi ei suune. Siis on siin... Mega hea toode, olen enne ostnud, täiega meeldib. Suitsutatud kanafilee. Kanarinnafile. Ja siin on vale hind peal. Ja, et... Maksab mingi 4,59 kilo või midagi. Nii, siis peedi kitsejuustus alates obviously peeti. On ju? Milles küsimus? Siis ma ei tea, miks... Sellepärast, et kunagi Lidl saatis ka meile paki kunagi ammu ja seal oli see punane pesto ja see oli mega hea ja nüüd ma olen hakanud seda rohelist ka sealt ostma, see on suht soodne. Et hinna poolest väga hea pesto. Lidlis veider käia, sest seal pole ise teenindust. Päris hea point, ma pole mõelnud selle. Mind ei sega nagu. Aga ma ei tea, need järjekorrad ei ole kuidagi nagu nii üüratud. Ei ole jah kuidagi, ma ei tea. Ma ausalt öeldes isegi mõnikord väga suure ostukorvi puhul lähen... see kott läks katki vist. Okei, ma olen mingi fucking üks ja sibulat ostsin väigelt, sest ma tahan liha marineerida. Siis on toode, mis mulle ka meeldib, aga mulle... Mida on liiga vähe, sest ühe võileivasöögiga läheb ära enne. Ja, et Lidl, kui sa kunagi näed seda, siis palun, see on väga hea toode, aga nagu... Tee suuremaid pakke, palun. Tee 750 grammiseid pakke, mitte Insted 75. Kui me nüüd ausad oleme, siis nagu mõtle seda plastikut, kui palju siit nagu tuleb. Ja, aga üksikule inimesele ta võib-olla sööb terve nädal aega seda pakki. No jah. Teeb hommikul ainult ühe võileiva. Aga nii, siis toode... Teine pesto sobib väga hästi näiteks pasta kastme tegemisel. Aga mulle ennem jäi see jutt pooleli, et ma vahest isegi näiteks, sellega mul on luu. Isegi näiteks, kui ma käin Maximas või Prismas ja mul on hästi palju asju, siis mul on mugavam minna nagu kassalindile neid asju laduma ja pakkima kui ise teeninduses. Aga see konkreetne toode on influenced by Foodish eilse story peale. Et ühesnega, vaata, need juustuviilud, mis siin on, need on hästi paksud, vaata. Ja siis ta, ühesõnaga, nad panid, et umbes, et ta oli kuskil, ma ei mäleta, kus riigis on, et Soomes vist, et õhukesed juustuviilud. Ja siis keegi pani, et aga Lidlis on. Ja siis ma mõtlesin, davai, ma proovin. Okei. Nii, siis mina võtsin endale tegelikult sinna kitsejuustu, peedi kitsejuustu salatisse kõrvitsaseemneid. Siis on siin, mis see on? Igast määrdeid võtsin kõiki sorte, sest ma olen ainult ühte söönud. Paprika ja tšilli. Mis ma tahan öelda tegelikult kõikide nende tšilli asjade kohta, siis... Meil ei ole tšilli. Me meeletult armastame tšillit ja nagu päris tšillit, aga enamus asjad ikkagi on sellised non-tšilli. Näiteks mul tuli kohe retsept teile. Võtate selle, võtate ühe tšilli, võtate seda suitsukana ja blenderdate selle kokku ja saate super hea määrde, et panna näiteks nende leivakrõpsude peale või nachodega süüa. Nii, siis on siin... see oli nagu, see nüüd ei olnud nagu... Kampaaniatoode, mis tegelikult ei olnud nüüd väga soodne. Ja hinnalt ei olnud väga soodne, aga mõtlesime proovida. See on siis pardirinnafilee rosmariiniga. Ja seda saab väga hästi teha näiteks airfryeris. Siis on siin päiksekoodatud tomatid. Mu lemmikud. Ja teate veel jälle nipp, mida mina teen. Ma alati purnan selle õli ära ja panen selle kuskile väiksemasse õlipudelisse või näiteks, kui mingi oliivõli hakkab otsa saama, siis panen selle sinna ja siis panen muna. Väga hea maitsega munad tulevad. Keegi kirjutab, et te olete mu lemmik YouTuberid. Ma ei peaks ennast YouTuberis kohe kindlasti mitte. Kelleks sa pead ennast suunamudijaks või? Ei. Sisuloojaks. Sisuloojaks. Me loome sisu seal, kus parasjagu tuult tuleb. Täna on meil TikToki päev. Selles mõttes ikkagi sisulooja ja mitte ainult endale, vaid ka nagu firmadele. Nii et jah. Aga... Me oleme ikkagi enne kõik ettevõtjad, tahtsid sa öelda? Jah, tegelikult me oleme kõigepealt lapsevanemad. Ei, ma kõigepealt ema, mees ja naine. Abikaasad on ju. Te olete mu lemmik YouTuberid, mis on teie nimed?
Fail. Mega lempar. Nii, vai. Vai sellepärast, et Hedonil on viimasel ajal, Hedon on siis meie poeg, kui sa ei tea, et me oleme su lemmik YouTuberid, on 7-aastane poeg, kes sööks igal teisel hetkel hamburgerit. Üsna tihti ostame ka neid hamburgerisaiu ja neid mingeid pihve ja värke ja teeme ise. Aga täna nägin, olid hotdogi saiad, mõtlesin, võtan. Saiu on 4, aga viinereid on mingi kilo. Aga miks neid viinereid on nii palju? Sellepärast see kilone pakk maksis 1,59. Kilo hind, saate aru. Vaatasin kõiki teisi ka. Ei olnud väga hea ja kuulake nüüd. Vaadake koostist ka. 55% liha. Selles suhtes, et teistes oli vähem. Jep. Ja mulle meeldib siin seakamar sees. Nii, ja siis selline toode. Uus maitse, pole proovinud. Me oleme neid proovinud. Vaarika oma mingit ja polnud täna. Mega hea, päriselt ka. Mega hea. Aga Hästi seda me ei tea. See on uus. Ja siis. Haulamp, voodilina. Jälle influenced by keegi. Ma ei mäleta, kelle stories ma nägin või võib-olla Lidl jagas seda edasi. Keegi ütles, et mega head, pehmed, mõnusad voodilinnad. See oli küll sponsored content, aga ta tundub tõesti hästi pehmest materjalist. Proovime ära. Ega muidu ei tea. Nii, midagi Meelis või? Tehke vinku teisteste. Mis asju tehke? Vinku teist testi. Kohe proovime. Ei, ma võin kohe, see on linnuliha. Sulle sobib, ma võtsin selle pärast. Ongi. Mingi vetsu värk, aga oota, ma teen kohe paki lahti, maitseme seda vorsti. Ma tegelikult oleme neid... See oli sooduses, sellepärast võtsin. Ja et nüüd mitte teha tuntud blogija Eveliisi, siis eemaldame ka viinerilt kile. Mina muidugi saa sellest aru, miks on viineritel kile... Kusjuures ühel teisel pakil oli peale kirjutatud. Toode sisaldab kesta või siis oli just, et tootel ei ole kesta või et see kest on söödav või midagi. Jaa. No nii. Kas sa tead? Linnulihavorst, esimene emotsioon. Jumal hea. Tegelikult on jumala okei. Veits selline suitsune nagu. Kui airfryeris veel soojaks lasta, siis on nagu väga timm. Kuulge, 1,59 eest saame umbes tikupaki söönud tänapäeval, nii et enne ostke kilo viinerit. Nii, Leen jätkab pakkimist. Kohe? Ma modereerin. Nii, siis ma ostsin juba pre-cooked riisi. Nagu lihtsalt paned, ta on juba nagu pre-boiled, vaata. 13 mintse ja valmis. Sellepärast, et ma ostsin sinna juurde ühe toote, mis oli nagu see kampaania nädal. On mingi Vietnami nädal on seal või siis mingi Aasia värk või no. Väga hea küsimus. Aga räägi ära. Ühesõnaga mingid kana, mingid palad ja siin sees peaks olema tšillikaste. Kunagi ma ostsin Lidlist mingid jalapeno asjad, mingi täidetud jalapenod taolised, kus oli tšillikaste kaasas ja see oli tõesti tšilli. Nii et ma olen väga kõrged ootused sellega. Annan teile stories teada. Väga hea küsimus. Milliste viineritega võrdleksite Lidli linnuliha viinerit? Ma ei võrdleks mitte ühegagi, sest... Ma ei tea, kas Eestis keegi teeb suitsetud. Matsi moka viiner võib-olla. Nats meenutab sellist suitsust. Aga mitte igastahes Rakvere või Maksa Moorits või need ei ole nagu selles. Kerli kirjutab, et tema lapse lemmikud on Lidli viinivorstid. Soovitan proovida. Järgmine kord võtame neid. Nii, ja siis ma ostsin, külmutuskappi ikka tead vaja vahest friikaid kiirelt teha midagi. Samamoodi mingid kalapalad. Ma võin neid kohe siia lisada. Ühesõnaga riis, hapukoo, see on riis, kallis. Nii, siis ma ostsin mega hea hinnakarit.
3,49 selline 500 grammine pakk erinevaid külmutatud marju ja vaarikad ka 500 grammi olid ainult 3,50. Et tegelikult selles mõttes ma tahaks ikkagi Lidlit kiita. Nad on raputanud meie turgu ja ma tahaks kiita neid just täpselt selliste nii-öelda, mis ma vaatan neid koostisosasid või koostisosasid asjade, siis tee või tina ikkagi nagu tahaks öelda parema. Head, jah. Ja veel kohu piima kuhugi jaoks. Miks meile meeldib Lidl? Meile otseselt ei meeldi, me oleme ikkagi siuksed... Me käime kõikides poodides, aga... Rimis käime minust küll kõige vähem. Jaa, Rimis käime kõige vähem, pigem käime Maximas, aga ma ei tea, Lidlis on siuke teistsugune valik. Näiteks, miks ma läksin täna, sest ma tahtsin teha šašlõkki ise sealihast. Eile tuli telekast reklaam, kõigepealt muuseas Maxima oma, et mingi sealihase, mingi seakalakarbonaat 3,99 mega odav tule kuradi Maximasse. Ja järgmisena tuli Lidli reklaam, et liha on 2,19 kilo. Siis obviously ma tahan osta 2 kilo liha, siis ma säästan 4 eurot vaata. Et ma läksin siis sellepärast Lidlisse ja joppas sellepärast, et leidsin seal toopis sellise nunnuke, millel on -30 peal. Ja kuna ma selle täna marinad panen, siis ei ole nagu väga vahet. Evukene ütleb, et võiksime tihedamini laivi teha, tee nii toredad. Me vaatame tegelikult jooksvalt. Et vanasti jah, me tegime teistele platvormidele, aga need on nüüd välja surnud. Nii et käime ajaga kaasas, kolisime ära. No näide, ma just vaatan praegu see liha, mis ma ostsin, maksis siis 7,37 2 kilone tükk. Ja sama teema tegelikult ka kanafileega, et 5 euri maksis see, palju siin on kilo vist. Ei, siin peaks veel rohkem olema. Ma ei näe, kus siin kirjas on. 1 kilo, jah. 1 kilo siis ilusat puhast fileed, olen seda enne ostnud, soovitan. Ma olen, kusjuures, kes siin just kirjutab, Naiska21, et hommikul vaatab ikka väga palju inimesi, 182 inimest. Ma olen ise ka šokis sellest. Ja siis Meelisele veel kana, sest ta on meil ikkagi kanafan. Jaa. Konkreetselt Hedonile võtsin mingit keeduvorsti, pole never ennem ostnud Lidlist keeduvorsti, aga siin on 84% liha. Nii et ma arvan, üsna fair enough. Kas testime? Kas te tahate, et me testime... Kas proovime seda liha? Esimene. Keeduvorst, viilutatud, koostisosad 84% liha, sealiha, sorry. Vesipekk-sool. Vesipekk-sool. Vürtsid. Vesipekk-sool. Võib sisaldada sinepi, pistaatsiapähkli ja selleri osakesi. No ühesõnaga nad pigem soovivad. Jaa, mina arvan ka, et proovime. No keeduvorsti on hea nagu ikkagi võrrelda selles mõttes, et keeduvorsti on meil igasuguseid erinevaid. Jumal hea maitsega. Me ei söö keeduvorsti vaata. Aga tegelikult on ta hea maitsega. Ma ei taha rõve. Mulle ei maitse. See on selline vorst, mida ma paneks sinna kuskile kartulisalati sisse. Kuule, küsin seda legendaarset küsimust kartulisalati kohta. Mida sina, et sina paned, aga enamik ei pane. Kas teie panete kartulisalati sisse õuna? Ja teine asi, mida inimest väga tihti ei pane, kas te panete kartulisalati sisse sibulat? Või mis käib üldse teie kartulisalati sees? Jah. Ühesõnaga, ma tahaks nüüd suud loputada millegagi. Ma võtan selle mündiveega. Õuna mündivesi. Nii. Esimene emotsioon. Ja võtsin lihtsalt cooking chocolate. Ma ei tea, mis ma sellega teen. No ütleme nii, et ma seda vorsti teine kord ei osta, aga ta ei ole halb. Kellegi mamma paneb õuna. Mulle meeldib sõna mamma. Kas Leen on ka nagu mamma? Ja siis võtsin ühe ploki valget paberit, sest meil on siin üks väike kunstnik ringi siblimas, küll mitte hetkel, aga... Ja, tema on hetkel meil laste haias. Miks ma veel soovitan täna minna Lidlisse on see, et mustika kilo alla 4 euro
3,98 või midagi. No ühesõnaga 250 grammi oli 99 senti, võtsin kohe mitu karpi. Rassu ütleb, tema õde ei taha sibulat. Küsiks, mis su õel viga on? Sibul on parim. Väike salat või leiva peale. Sibulat, et liha marineerida. Keegi saab mustikaid metsast. Jah, mina läheksin ka metsa, aga... Õunad, 79 senti kilo. Aga meil ei ole siin mustikametsa lähedal, me peame selleks sõitma mingi 20 kilomeetrit. Ei ole, ajab pada. Lihtsalt ei viitsi metsas käia. Meelisele lihtsalt ei meeldi metsas käia. Ärge uskuge teda, mis ta teile räägib. Kus meil siin mustikametsa on? 5 kilomeetrit maks ja me saame mustikaid ja seeni ka, aga talle ei meeldi metsas käia. Prove me bitch. Tavai, kohe lähme või? Ei. Mustikaid saad isegi minu vana maja tagant, mis on 2 kiltsa, jah. Kui palju meil Lidlis läks? 106 eurot. Ei, meie väiksem laps Hedelin ei ole laste haiglas, ta on laste aias, mitte haiglas. 105,39 ja alla hindlus oli veel 6,23. Kas me tülitsime ka vahel? Ei, see tülitsemine on nõrkadele. Lihtsam on naerdes läbi elu minna maailma. Hedelin on meie kõige noorem laps. Meie kõige noorem laps, nagu meil oleks neid 18 ringis ülemas. Aga tema on 1 aasta ja 7 kuune. Nii, aga anna mulle lusikas palun, sest mul on see jäle maitse ikka suus. Teeme testi, jah? Meelis näeb kuri välja. Ma ei näe kuri välja. Ma olen... Ta ongi kuri. Ma räägin teile. Ma läksin eile... Meil oli laupäeval teemapidu. Teemapeoks oli siis vanad ja kobedad saavad jalad alla. Mina olin Väino ja Leenu oli Valdur. Ja siis eile ma mõtlesin, et ma lähen pessu ja ajan siis selle vuntsi maha ja mul oli siukene kiilakas värvitud, nagu siin olid nagu juuksed, on ja. Ja kuidagi päev läks edasi ja edasi ja edasi, on ja. Ja siis ma ei ajanudki ennast kiilaks, ma nägin lihtsalt nii jube välja. Ja nüüd, ja siis õhtul ma ajasin kõik maha, nagu kõik, kogu ei, oma. Ja ta vahepeal käis veel Hedoni ratastooldusesse viimas, siis kui ta tagasi tuli, ta sai aru, et ta käis seal Väinona. Ja ma viisin Hawaii Expressi rattahooldusesse ja siis ma pärast tegelikult hakkasingi mõtlema, et nad vaatasid ka mind nagu veitsi imelikult, aga ma ise unustasin ära, et ma olen ikka näen välja nagu Väino, vaata. Et jah, siis ma ei imesta, et nad mind imelikult vaatasid. Aga, nii, teen nüüd juurde lahti. Kas te tahate, ma proovime? Jaa, mina tahan proovida. Aga äkki inimesed ei taha, et me joogud? Küll nad tahavad. Mutate ja tahate. Ühtlesin ma nendest kurkidest ei rääkinud. Need olid esimene toode, mille ma üldse kunagi, kui Lidl avati, ostsin. Millal? Siis, kui kunagi Eestis Lidl avati, jah. Siis need kurgid olid esimesed, mis ma prooviks ostsin. Ma arvan, ma ostsin mingi kurki ja salaamid umbes. Ja salaamiga ma teadsin, et ma lähen kindla peale, sest ma olin seda Saksa omast ostnud. Aga need kurgid on täiega head ja need on praegu kampaanias 99 senti. Nii, ühesõnaga, see on siis jogurt. Vaadake, ta on niisugune hästi kreemine, niisugune paks, ta ei ole nagu vedel. See on siis pineapple, orange and mandarin. Ehk siis ananas, apelsin ja mandarin. Nii. See ikka vab see palju proovida. Esimene emotsioon. Mul juba teine. Ta on okei, aga mitte midagi erilist. Vaarika oma on parem. Jah, ta on lihtsalt, ta on okei. Ta on lihtsalt jogurt, nagu maitsega. Ei soovita osta, mingi võtke vaarika oma. Aga vähemalt kakume omast täna poolt. Nii. Kliendid kurdavad. Ma saan aru, et meil on siin Lidli töötaja keegi. No mida kliendid kurdavad? Kliendid kurdavad kogu aeg, et Eesti tooteid ei ole, aga paljud piimatooted tulevad ju farmist. Jaa. Et nagu kas sa töötad Lidlis? Palun kommenteeri. Tahaks kui küsida, et kuidas on töö Lidlis? Palju palka saab, ma tahaks ikkagi mulle täna meeldis, tead, mis mulle meeldis õudselt? Sina läksid juba ees ära. Ma jäin seda ühte videot tegema sinna.
siis üks töötaja nägi vist teist töötajat ja siis ta oligi mingi tšau, tere, mingi üle poe põhimõtteliselt karjus. Mul oli mingi, see normaalne esmaspäev, kellelgi on nii hea tuju nagu. Ja siis ma kujutan ette keegi. Sina ka jälle sinu raisk. Raisk. Mari meil sööb palju tahab. Ok. True that. Söömisega meil probleemi pole. Aga ühesõnaga see mango, või see mango, apelsini, ananassi oma on lihtsalt, ta on ok. Aga meile endale meeldib. See on jälle siuke, et lapsed söövad ära. Ma tegelikult mõtlesin, et ma proovin teha sellist jäätist. Palk on väga hea. Mis see jogurt maksis? Mingi üks? Ei, see maksab mingi ala 3,50 midagi. See on terve kilo. Oota, mul on tšekki. Ma panin. Teed tšekk. No have, my friend. Ma lasin. Vot. Räägi, ma vaatan. Ma tegelikult loen. 3,59. Jah. Ehk siis jah, lühikokkuvõte, et see on ok, aga meile meeldib vaarika oma. Jah, ostke vaarika oma. Ja see mingi mixed berries on ka okei, nagu mingi metsamari ja vaarikas. Aga puhas vaarikas on the best. Kuule, muideks täna tuleb meile, kes YouTube'is noored on, täna tuleb YouTube'i üks video, mis on pühendatud kõikidele neile, kes lähevad kooli. Nii et paneme vist täna üles see, jah? Ma arvan küll, jah. Me nüüd pakime kähku kokku ja me tööd tegema. Sööme lõunast. Jah. Või teeme kähku ja võileiva ja hakkame tööle. Vot, mitu punkti anname jogurtile? 5 annan mina 2. Just. Aga kui oleks vaarika oma, siis 5-6. Muud ei olegi, ühesõnaga pange meile follow, kes ei ole veel pannud. Sest äkki teeme vahest veel laive. Kindlasti teeme. Ja, jalutame koos kuskile. Teeme süüa tegelikult koos. Ja, me võime õhtul teha koos pedi... Kooki võime teha, jaa. On ju? Teeme jah kooki. Vot, mul tuli praegu meelde, et meil on üks uksematt ka koogimeistritele. Nii et ega muud ei olegi. Kohtume taas.